Siis teile täna rääkida mõjupiirkonda jäävate isikute teavitamisest. Nii nagu ma alguses ütlesin, siis eelmise aasta lõpus sai tehtud tegelikult juba sissejuhatav ettekanne selle kohta, kus me rääkisime kemikaaliseaduse muudatusest, planeeritavast majandus- ja taristuministri määruse muudatusest ja sealhulgas konsultant rääkis teile ohuteavituse juhisest. Siinkohal siis ma nüüd räägin antud asjaolud üle, sest et määrus on jõustunud ja üks täiendav määruse jupp on veel jõustumas. Aga kemikaaliseadusesse siis eelmise aasta lõpus sai sisse kirjutatud muudatusnõue, et kui ohtlikus ettevõttes või surnusuuga ettevõttes toimub õnnetus, siis tegelikult käitaja koostöös Päästeametiga on see, kes peab teavitama mõjupiirkonda jäävaid isikuid. Kui varasemalt oli see puhtalt ainult käitaja kohustus, siis seaduse muudatusega tekkis jagatud vastutus ja puhtalt juba seetõttu, et riigis on tekkinud mitmeid lahendusi juurde, mida on väga efektiivne võtta kasutusele, kui on suuremad sündmused. Ja et nii-öelda täpsemalt aru saada, mida see kemikaaliseadus paragrahv 24 lõige 2 sätestab, toetab määrus, majandus- ja taristuministri määrus number 18. Ja käesoleval hetkel on paragrahvis 7 lõikes 1 tehtud täpsustus selle kohta, et mida täpselt peab tegema käitaja ja mida peab tegema Päästeamet. Ja käitaja ülesanne ongi nii-öelda just vastutada ettevõtte territooriumil ja vahetus läheduses olevate isikute teavitamise eest, et enam ei pea ta mõtlema selle peale, et minu ohuala on 500-600 meetrit suur ja ma pean selles ohualas suutma kõik isikud ära teavitama. Esmane kriitiline teavitusvajadus ettevõttel on siis ettevõtte territooriumil olevate isikute teavitamine ja vahetus läheduses olevate isikute teavitamine. Ja kui nüüd on ikkagi see sündmus suurem, mõjud ulatuvad väljapoole ettevõtte territooriumi, siis nii või naa ettevõte helistab õnnetuse korral häirekeskusesse, mille tõttu siis aktiveeritakse reageerivad jõud, tuleb sündmusele ka Päästeamet, kes võtab siis tegelikult selle sündmuse juhtimise, sealhulgas ka avalikkuse teavitamise osa üle, ehk siis väljaspool ettevõtte territooriumi isikute teavitamise eest vastutab Päästeamet, kasutades siis selleks sobivaid lahendusi, mis sõltub siis sellest ohust, mis parasjagu on. On kasutusel sireenid teatud piirkondades, on võimalik kasutada SMS-teavitust e-alarmi näol, on olemas erinevad mobiiliäpid, kus on võimalik teavitusi saata. Kindel reegel on see, et kui riik käivitab sireenid, saadetakse isikutele ka täpsustavad sõnumid. Antud muudatus siis jõustus selle aasta algusest. Seda nõuet siis sellest nõudest tuleks lähtuda. Mis tegelikult veel on juurde tulemas, mida praegu võib-olla määrus täpselt ei ütle, aga põhimõte on see, et kui me mõtleme selle peale, et millisel viisil me ikkagi õnnetusest isikuid teavitame, siis me peame lähtuma sellest, et mis ohuga on tegemist, kui palju isikuid jääb mõjupiirkonda ja peab tagama siis kõikide isikute teavitamise. Seega nii-öelda see on varasemalt kehtinud nõue. Natukene sai täpsustatud juurde, et isikute arvuga tuleb natuke arvestada, aga põhimõte on ikkagi see, et me pean leidma õnnetuse teavitamiseks, on see siis ettevõtte territooriumi vahetuslähedus ja Päästeameti mõistes siis võib-olla ka laiem üldsus, et me peame teadma, kes sinna ohualasse jäävad, kes võivad olla ohustatud, millised ohud on nii-öelda õnnetuse korral tekkida võivad ja sellest lähtuvalt peame leidma siis sobiliku ohuteavituse süsteemi. Ja alati peab see ohuteavituse süsteem olema asjakohane ja kasutusvalmis, et teda oleks võimalik kasutada, ta sobiks selle nii-öelda ohu jaoks. Kui varasemalt me nimetasime ohuteavituse süsteemiks varasemalt oli varajase hoiatuse süsteem, siis nüüd me tegelikult nimetasime ta ümber ohuteavituse süsteemiks, et oleks ühtlasem arusaam riigis ja ka riik nii-öelda kasutab siis ohuteavituse süsteemi mõistet. Olen siin slaidil ka välja toonud võimalikud ohuteavituse süsteemid, et me ei mõtle ainult selle all sireene, selleks võivad olla ka erinevad muud
viisid, kuidas ohustatud isikuid planeeritakse teavitada, näiteks SMS-teavituse abil, raadioside abil, telefonikõne, teavitus valjuhändiga, ukselt uksele teavitus ja võib-olla ka mingeid muid lahendusi, kuidas seda teavitust on võimalik teha. Nüüd, kui me räägime sellest, et mis tähendab ohtu arvestades asjakohane, siis selle jaoks on tegelikult abiks ohuteavituste juhis, mis on leitav ka meie Päästeameti kodulehe pealt, mis sätestab lahti selle, et kuna te peaksite mõtlema ikkagi, et teie territooriumil peaks olema sireen, millised viisid on muudel ohuklassidel sobilikud, et lähtuvalt sellest siis tabelist te võiksite siis paika panna, kas ja milline ohuteavituse süsteem teie ettevõttele on asjakohane. Et kui ikkagi on kohene oht elule, siis sireen on see, mis nii-öelda päästab selle olukorra, ehk on võimalik teha kõige kiiremini sel juhul see teavitus nii territooriumil olevate isikutele kui ka vahetus lähedustel olevate isikutele. Juhul, kui nii-öelda ikkagi territooriumil suudetakse see teavitus ära teha 5 minuti jooksul, siis on lubatud lahendused ka SMS ja raadioside. Raadioside me just mõtleme territooriumi mõistes, mitte väljapoolest, et eelduste kohaselt naaber krundil võib-olla teil ei ole loodud raadiosidet, ehk siis tegelikult raadioside all me mõtleme seda, et territooriumil ühest üksusest teise on võimalik raadioside teel siis teavitus ära teha. Kui oht ei ole kohene ja ei eskaleeru kiiresti, et siis nii-öelda tegelikult on aega seda teavitust teha, siis oleme pannud paika selle, et sireeniseade sellel juhul ei ole nii-öelda kohustuslik. Juhul, kui teil see on, siis on täiesti okei seda kasutada, et seda ei pea süsteem endalt siis maha võtma, sest et me oleme kollases riskiklassis. Aga ka teised lahendused on sobilikud, kui seda suudetakse siis kuni 15 minuti jooksul ära teha. Ja rohelise riski ohuklassi korral tegelikult see kiire teavitus võib olla siis tehtud 30 minuti jooksul ja oluline tegelikult on see vahetusuhtlus territooriumil, raadioside teel info jagamine, et on olukord, aga hetkel ei ohusta näiteks teisi isikuid. Iga ohuteavituse süsteem peab olema ajas jätkuvalt kohane, koheselt kasutatav. See tähendab seda, et neid süsteeme erinevaid tuleb regulaarselt testida, andmeid hoida ajakohasena, näiteks kui teil on SMS-teavitus või telefoni teel tehtav teavituse liik valitud, siis kindlasti nii-öelda vaadata üle, et teil isikute ja ettevõtete kontaktandmed oleksid korrektsed, et tekiks seda olukorda, et isik ei saanud seda teavitust kätte, kuna oli vahetanud telefoninumbrit. Ja testimisega saabki siis kontrollida seda, et kas see ohuteavituse süsteem on piisav, toimiv ja tagatud on siis kõikide mõjupiirkonda jäävate isikute teavitus. Et kui Piret siin eelmises ettekandes rääkis sellest, et HOLP-stsenaariumeid testida, läbi mängida, praktiseerida, siis tegelikult üheks stsenaariumiks võib olla ka see, üheks osaks stsenaariumist võib olla see, kus te siis katsetate läbi ettevõtte territooriumil ja vahetusläheduses olevate isikute teavitamise. Näiteks, kas see teavitus jõuab siis tõesti territooriumil kõikide isikuteni, erinevate üksusteni, erinevate inimesteni ja sealhulgas ka vahetusläheduses olevate isikuteni. Kui me räägime häirekeskuse ja kohaliku omavalitsuse kaasamist, siis selline nõue tuleb sisse määrusesse 1. jaanuarist, ehk siis kui ettevõte kasutab ohuteavituse süsteemina sireeniseadmeid, siis tegelikult tuleb sel juhul kaasata häirekeskust ja kohalikku omavalitsust, mitte siis nüüd selles mõttes siis, kui on plaanis teha sireeniseadmete testimine, siis sellest lähtuvalt on vajalik teavitada häirekeskust ja kohalikku omavalitsust, kes saavad siis vajadusel, kohalik omavalitsus saab siis vajadusel teavitada elanikkonda, kes jääb selle ettevõtte ümbrusesse. Kuna see nõue tuleb alles 1. jaanuarist ja aeg liigub, siis tegelikult käesoleval hetkel on juba asjakohane hakata antud nõudega arvestama.
protsessid kokku leppida, samas kui te olete juba hädaolukorralise plaani uuendamas või infovoldikut ajakohastamas, siis ka selle peale mõelda, et kui meil on sireeniseade, keda ma pean kaasama, millised on võimalikud kontaktid ja nii edasi. Ehk siis jah, et kui meil on sireeniseadmed, et siis need tulevad regulaarselt testida. Seaduse või määruse säte sätestab seda, et vähemalt 10 päeva enne testimist tuleb teavitada häirekeskust. Häirekeskuse jaoks oleme toonud välja teile ka e-maili, mis on häirekeskuse kokku lepitud, et saates nii-öelda 10 päeva enne testimist häirekeskusele info, et oleme tegemas testi, ohtu ei ole sellest. Miks me nii-öelda tahame või soovime, et häirekeskust teavitatakse testimisest, on puhtalt sellepärast, et ei tekiks olukorda, kus isikud ei tea, mis on selle testimise taga, kuna enam ei ole riigis kasutusel ainult suurusjoogu ja õhtlike ettevõtete sireeniseadmed, vaid on ka riiklikud sireeniseadmed. Ja juhul, kui kodanik või muret tundev isik helistab häirekeskuse numbril 1247, siis häirekeskus oskab anda infot, tegemist on ettevõtte X sireeniseadmete testimisega, ohtu ei ole, kõik on korras. Ja samamoodi kohaliku omavalitsuse üksuse rollis on see, et kohaliku omavalitsuse üksus saab siis nii-öelda mõjupiirkonda või elanikkonda teavitada sellest, samamoodi eelteavitusena laiemalt, et toimub sireeniseadmete testimine, ohtu ei ole. Et tegemist on siis seadmete testimise korral siis jagatud vastutusega, et ainult ettevõte ei peaks siis kõike ära tegema, et olulisel kohal on ettevõtjal teha koostööd siis kohaliku omavalitsuse üksusega. Temaga oleks vaja siis leppida kokku kontaktisik, kellele info edastatakse. Et sellega te saate juba hakata vaikselt tegutsema. Ja nii nagu ma ütlesin, häirekeskuse puhul on kokkulepe olemas ja e-mail on siin teil ka nähtav erinevates juhendites välja toodud. Ja tookski veel selle välja, et mida Päästeamet siis tegelikult mõtleb selle regulaarse testimise all, et määrusesse ei tule seda, et testida tuleb näiteks iga kuu või testida tuleb iga aasta, et seda määrus ei sätesta. Määrus sätestab, uus nõue sätestab seda, et regulaarse testimise all tuleb regulaarselt testida sireeniseadmeid ja tegelikult Päästeamet ise tõlgendab nii-öelda, et regulaarse testimise all mõtleme vähemalt üks kord aastas heliga testimist ja heliga testimise korral tuleb siis alati teavitada 10 päeva enne häirekeskust ja kohaliku omavalitsuse üksust. Juhul, kui ettevõttel on võimalus ja soov, siis seda helitud testimist võib ta teha ka enda poolt valitud sagedusele. Ja siis, kui tehakse helitud testimist, siis tegelikult sellest ei ole enam siis vaja häirekeskust ega kohaliku omavalitsuse üksust teavitada. Kui teostatakse siis erinevaid sireeniseadmete testimisi, tehakse näiteks neid ka õppuste käigus, selgub, et ei kostu nii-öelda mõjupiirkonda jäävate isikuteni ei käivitu, siis tegelikult oleks vajadus teha täiendav testimine. Kordustestimine, parandada vead ja teha kordustestimine ja leida lahendused, et kõik isikud ikkagi saaksid siis teabe kätte. Mida siis tegelikult käitaja peab tegema? Et käitaja peab teadma siis seda, et keda tuleb ettevõtte territooriumil ja vahetuslähedasus teavitada, vaadata üle see, kas teil on kasutusel sobiv ohuteavituse süsteem, saate aluseks võtta Päästeameti juhendmaterjali. Ja siinkohal rõhutaks siis tõesti seda, et kui teil ongi juba kasutusel sireeniseade, siis tegelikult muid lahendusi ei peagi välja mõtlema, et see katab ära kõik ohuklassid, nii nagu eelnevalt slaidil näitasin. Ohuklassid olid siis punane, kollane ja roheline. Antud asjaolud on tegelikult vajalik ära kirjeldada ka hädaolukorralise plaanis. Infovoldik, mis on siis mõeldud suurendusjooga ettevõtetele, kes peavad välja tooma siis asjaolud, kuidas ohustatud isikuid teavitatakse. Kindlasti teile on abiks siis erinevad juhendmaterjalid, mille lingid on ka siin ettekandes leitavad. Kindlasti olla valmis neid erinevaid teavituse süsteeme testima erinevate õppuste käigus või ka muude
muudel juhtudel ja mitte siis ära unustada seda, et kui toimub sireeniseadme testimine heliga, et siis sellest teavitada eelnevalt ka häirekeskust ja kohaliku omavalitsuse üksust. Korraks rõhutan ka veel selle üle, et see nõue siis tõesti häirekeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse ja sireeniseadmete testimise nõue hakkab kehtima 1. jaanuarist. Leppida kindlasti kokku need kontaktid ja juhul, kui te saadate siis neid kirju häirekeskusele kohalikule omavalitsuse üksusele, siis palun säilitage need kirjad, sest et regulaarse järelevalve käigus inspektorid, Päästeameti inspektorid, kemikaaliohutuse kontrolli inspektorid plaanivad siis seda nõuet ka kontrollida sellel viisil, et küsivadki teie käest, et palun tõendada, mis kuupäeval te nii-öelda teavitasite näiteks häirekeskust, kohaliku omavalitsuse üksust, et hoidke need e-kirjad alles, kas siis kuskil ühes kaustas välja prindituna või muud seesugust. Ja korraks ka meeldetuletuseks, mis tähendab siis vahetu lähedus, et tegelikult oleme siis mõelnud selle all ettevõtte territooriumiga piirnevat maa-ala, sealhulgas hoonestust ja krundid, mis vahetult külgnevad ettevõttega. Ja tegelikult seda vahetust lähedust võib siis laiendada või kitsendada, kõik sõltub siis sellest, millise ohualaga on tegemist. Siin väike siis kokkuvõte ka sellest, kuhu need juhised on ära kirjeldatud. Kasutusel on siis HOLP-juhis, hädaolukorra plaani juhis, seal peatükis 4 mõjupiirkondi jäävate isikute punktis on ära kirjeldatud täpsemalt, mida me soovime näha antud peatükis, lähtuvalt siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve infosüsteemist, kuna kõik dokumendid tuleb edaspidi esitada sinna, siis seal on täpselt nii-öelda JIVis malli põhjal ära kirjeldatud, kuhu, mida tuleb kirjeldada lähtuvalt siis käesolevast juba jõustunud seadusest ja määrusest, sealhulgas toodud ja viidatud juba ka muudatusele, mis jõustub 1. jaanuarist 2027. Lisaks on meie kodulehe peal leitav ohuteavituse juhis, mis siis kirjeldab täpselt seda, et millise ohuklassi korral mingist teavitussüsteemi kasutusele võtta. See on teile abiks siis selles osas. Ja lisaks on uuendatud ka siis infovoldiku juhis ehk teave ohutusabinõude õnnetuste kohta. Ja seal punktides 7 ja 8 on siis need asjaolud, mis sõltuvad sellest, kuidas isikuid plaanitakse õnnetuse korral hoiatada ja teavitada ja oleme siis ajakohastanud ka käitumisjuhiseid ja ühtlustanud seda riigi praktikaga. Et antud juhised on juba ilusti kodulehel leitavad, et saate pärast infopäeva nendega tutvuda ja juhul, kui olete ette võtmas oma dokumenti uuendusi, saate juba nende asjaoludega arvestada. Aga minu poolt ülevaade mõjupiirkonda jäävate isikute osas sai otsa. Tundub, et antud teemas hetkel veel küsimusi ei ole. Juhul, kui tekib, siis saate neid jooksvalt siia juurde panna. Et ma vaatan korraks, et on küsimus tekkinud, kas ametkonda peab kaasama iga kord, kui näiteks A-kategooria ettevõttes viiakse läbi õppust. Siin on nüüd selline vastus, et seadus sätestab, et kord 3 aasta jooksul on suurendusjooga ettevõttes kohustuslik teha hädaolukorra plaani õppus ja sellest tuleb teavitada siis nii-öelda ka Päästeametit 20 tööpäeva enne. Ja ma pigem soovitan seda, et kui te teetegi iga-aastaselt õppust, siis pigem andke ikkagi oma piirkonna inspektorile info selle kohta, et me teeme nüüd õppuse ja juhul, kui soovite, saate tulla siis näiteks vaatlema või võib-olla te soovite üldsegi, et ta tuleks teie ettevõtte töötajaid hindama. See hindamine ei ole see, et juhul, kui me tuvastame puudujäägi õppuse käigus, siis sellele järgnevad kohe mingid ettekirjutused, et see pigem ongi see, et inspektor saabki anda siis tagasiside selle kohta, kas ja mida on vaja siis näiteks hädaolukorra plaanis muuta. Ja nüüd jah, nii nagu ma enne ütlesin juba, et juhul, kui on juba pikem või suuremat õppust planeeritakse ja soovitakse Päästeametit kui reageeriva jõuna seal kasutada, et siis need nii-öelda tõenäoliselt iga-aastaselt Päästeamet ei saa osa võtta, sest et on väga mitmeid erinevaid õppuseid, milles Päästeamet osaleb ja kindlasti need ei ole kõik seotud nii-öelda keemiaettevõtetega, vaid ka muud tegevused, mida peab Päästeamet
kompetentsi hoidmiseks läbima. Seega lihtne vastus, teavitada vähemalt piirkonna inspektorit, kui on iga-aastased õppused ja tema annab teile siis tagasiside, kas ta osaleb, kas ta saab osaleda ajagraafiku tõttu või mitte.